Saabusin Tatari tänavale umbes kella 10-11 vahel. Arvatavasti oli rünnak siis kestnud juba oma pool tundi. Seda võis järeldada aknaklaaside järgi. Lõhkujaid oli üks 40-50. Niisama passijaid Tatari tänaval võis olla oletavasti kuni 500. Üleüldse tegevus jaotus niiviisi, et olid ka mehed, kes olid käed taskus, juhtisid kogu tegevust, siis olid mehed, kes olid alkoholijoobes, lõhkusid klaase ja siis tulid hiljem järelkorjajad, kes siis nii-öelda kaupluste akente pealt kaupa võtsid. Kivid lendasid väljapoolt sisse ja seespoolt välja, seega nii-öelda tulevahetus käis sõna otsas mõttes nii sisse kui välja. Seespool arvatavasti oli üks 15 inimest, kes siis nii-öelda kaitsid ennast. See on ka ainuke koht Tallinna linnas, mis ma märkasin sellel õhtul, kus vägivald läks nii-öelda inimeste vaheliseks. Väljapoolt ründajad otsustasid Woodstocki ära vallutada, mis oli eesmärk. Eesmärk oli tõenäoliselt see, et väljapoolt kossid ütlused, et siia baari on ära peitnud siis natsid. Samuti nad tõenäoliselt tahtsid saada ka alkoholi, kuigi Westmani kauplus oli selleks hetkeks juba nii-öelda langenud. Antud hetkel visati vist Molotov kokteil ja minu meelest visati neid ka hiljem, ehk siis neid võis olla 2-3. Samal ajal, kusjuures kui käib aktiivne Woodstocki ründamine, siis Tatari tänava otsas, Vabadusväljaku poolses otsas rüüstati kaupluseid. Woodstockis olijad mingi hetk tõenäoliselt tabasid, et vastu rünnata ei ole enam mingit mõtet ja kustutasid tule. Juttude järgi tõenäoliselt läksid nad keldrisse. Praegu toimub vist tõenäoliselt see, et ründajad on asunud nii-öelda Woodstocki baari sisenema. Raske on öelda, mida nad sealt võisid leida, sest et selleks hetkeks oli baar täiesti maatasa tehtud ja tõenäoliselt ka kogu alkohol oli kas ära viidud, ära peidetud või ära lõhutud. Et antud hetkest võib öelda, et see Woodstocki ründamine nii-öelda ka lõppes, et kogu ründamine kestis arvatavasti üks tund kuni poolteist. Nüüd me näeme
Tatari tänava otsas olevat fotokauplust, kus siis tassitakse kaupa välja. Ise läksin ka sisse vaatama, mis seal toimub. Selleks hetkeks oli tõenäoliselt kõik kallis kaup juba välja viidud ja võeti patareisid, mälukaarte, midagi sellist, põrandal vedelesid kokini, fotofiltrid, me teame, et see on kallis kaup.